Tere tulemast kuulama Tark peab taskus episood 3. Krista, me oleme episood number 3 juures juba. Oleme jah, päris hea juba. Väga fantastiliselt kõva tulemus. Järjekordne ajalooline saade kahel väga põneval põhjusel. Number 1 on see, et Mikak pole. Ta lesi meid üle. Ta on kuskil jah, koolitab vist. Ta koolitab praegu minu teada MyFitnessi personali siis klienditeeninduse teemadel ja kuidas nagu MyFitnessi personal peaks nagu paremini teenindama oma olemasolevaid kliente. Mis on tegelikult jumala aus teema. Jaa, muidugi. Vähemalt üritab maailma paremaks teha. Jaa. Aga number 2 on see, et me oleme täiesti uues ruumis. Loodetavasti meie akustika ja akustilised võimed seekord lähevad jällegi paremaks. Tundub nagu, et läheb jah. Ja aga meie enda helikvaliteet läheb paremaks, sest ma luban, et ma seekord mikrofonist mööda ei räägi. Algus on hea. Aga nüüd teema juurde, et täna on meil külas üks, ütleme niimoodi, ma võin päris julge südamega seda öelda, et üks silmapaistvamaid noormehi, nüüd ütleme siis tehnoloogia, ettevõtluse, robootika, kõneisiku rolli mängib ta päris kõvasti ja siis ka tegelikult üleüldse on ta selline suuna näitaja väga konkreetsetes valdkondades, et mis ma juba mainisin. Ühesõnaga, see mees on Sander Kansen. Mul on hea meel, et sa täna siin oled meiega. Aitäh, et kutsusid. Kas intro oleks pikaks või? No, alati saaks kiiremini. Okei, ma tean. Okei, mul on nõus, davai, ma järgmine kord teen kiiremini. Aga mul on hea meel, et sa oled täna siin meiega, veedame head aega, arutleme põnevatel teemadel. Et räägi võib-olla alustuseks seda, et millega sa, kui lugedes sinu viimaseid postitusi, siis on näha, et sul on nagu, robootika on kindlasti üks asi, millega sa tegeled konkreetselt roboteks, aga viimasel ajal nagu on silma jäänud see, et sa tahad justkui ka, ütleme, muid sektoreid, muid valdkondi nagu oluliselt nagu siis, ma ei tea, mõjutada või mingit arvamust avaldada, et üks viimaseid postitusi sinu Facebookis oli see, et kui sa rääkisid sellest, et ettevõtted Eestis ei oska nagu brände ehitada ja pigem lähevad nad seda teed pidi, et ehitavad oma kehakese valmis, loovad mingisuguse väärtushüppe ära ja siis tegelikult nagu lasevad ennast ära osta. Et mis see siis tegelikult nagu tähendab või mis sa sellel mõtlesid? No kas just ära osta või tihtipeale nad jäävad lihtsalt kellelegi teisele allhanget tegema. Ja miks ma sellest üldse kirjutasin ja miks ma olen mõnes kohas sellest rääkinud, tuleneb sellest, et meil on päris hästi startupide ja tehnoloogiaettevõtetega. Aga olles siin robootika valdkonnas, siis puutun järjest rohkem kokku mehaanika, masinatööstus ja nii edasi ettevõtetega. Ja nendel on ikkagi pigem päris halvasti kogu selle asjaga. Ja siis me jäimegi rääkima siin osade inimestega sellest samast valdkonnast, et mis see probleem on, sest tööd osatakse hästi teha, lõpuks tooted on väga ägedad, aga kuidagi maha ei müüda ennast, neid tooteid just. Ja tuligi see mõte, et äkki tegelikult probleem ongi sellest, et keegi tegelikult ei tegele brändi ehitamisega. Jaa, okei. Aga mis see, ütleme, nagu hea bränd võiks olla või ütleme, oskad sa nagu näite tuua, ma ei tea, kas Eestis on mõni hea näide, kus me ikkagi näeme, et see bränd on nagu tugevasti ehitatud ja ta kannab vilja. Okei, startupidega on justkui hästi olukord on ju. Küsimus ei ole isegi niivõrd sellest, et kas üks bränd on parem kui teine bränd. Küsimus on selles, et kas sa üldse teed midagi selleks, et keegi päriselt saaks aru, mida sa teed, miks sa teed, kellega sa teed ja nii edasi. Et meil on mõned ettevõtted, kes panustavad sellesse, et inimesed saaksid aru, et just nemad tegid selle toote, just nende tiim on äge ja just nemad tulevad Eestist. Aga väga paljud vaatavadki seda, et me tegime mingi toote valmis ja nüüd paneme ta müüki, aga vahet pole, mis nime all me selle müüme või kes seda teevad. Tegelikult on nagu suhteliselt ükskõik kõigest. Ja sellisel kujul me näemegi, et hästi palju ettevõtted tegutsevad selliselt, et nad ei mõtle üldse selle peale, kuidas homme, nädala, kuu, aasta pärast asju ikka edasi teha, vaid nad vaatavad seda, kuidas kohe raha kätte saada, kui kohe ei tule, siis ärme üldse tee. Too mõni näide. On sul niimoodi kohe taskust võtta mõni konkreetne näide just sellisest mõned ägedad ettevõtted on kindlasti Cleveron, Estelon,
Starship, loomulikult Taxify, kui me vaatame siin mujale, siis meil on mitmeid ägedaid rõivadisainereid, siin Reet Aus ja muud ägedad inimesed, kes ikkagi suudavad ennast pidevalt pildil hoida ja mitte ainult ühes valdkonnas, vaid näidatagi, et nad teevad ägedaid asju erinevates valdkondades ja pigem olla rahvusvaheliselt ka tunnustatud. On väga lahe, äge sissejuhatus. Aga räägi võib-olla siis sellest, et mis see Robotex täna sinu jaoks tähendab, et kui oli see 2 aastat tagasi, kui sa selle tiimiga liitusid? Isegi rohkem kui 2 aastat tagasi? Ta oli tegelikult 1,5 aastat tagasi. 1,5 aastat tagasi. Ja jah, et Robotex, kes veel ei tea, siis on meie kõige suurem üritus on Eestis toimub robootika suurüritus Robotex International, mis eelmisel aastal tõi kokku 27 000 inimest ja 1346 robotit. Kui palju inimest? Mitu inimest? 27 000 millegagi. 27 000, kas see on ju veerand laulupidu ju? No midagi sellist. Eks paistab, palju me nüüd nädala pärast uuesti kokku toome, kui toimub järgmine Robotex üritus Eestis. Aga Robotex ise on tegelikult täna palju suurem kui seesama üks üritus Eestis. Robotex on hetkel juba 16 riigis üle maailma, kaasa arvatud näiteks Hiinas, Indias, USAs. Ja kõigis neis riikides on meil kohalikud tiimid, kes tegelevad suuremalt robootikaalase hariduse ja ka ettevõtluse toetamise, kasvatamise ja kõige muu ägedaga. Ja meie suuremad eesmärgid, mis me oleme endale pannud järgmiseks 10 aastaks, on see, et aidata maailma luua 50 000 uut robootika startupi ja 1 miljon uut inseneri. Sealjuures me ei eelda, et need 50 000 ettevõtet ellu jääksid, vaid me tahamegi just näha, et oleks uusi ägedaid projekte, mida alustataks, et keegi neist äkki tõesti kasvaks järgmiseks ägedaks SpaceX või Teslaks. Ja samal ajal ka need 1 miljon inseneri ei pea kõik lõpuks insenerina töötama, vaid tähtis on see, et oleks 1 miljon inimest, kes saaksid aru, mida robootikud teevad, mis on masinnägemine ja nii edasi, et saaks siis maailmas paremini aru. Kristo, kas sa tead, millal üldse Robotex nagu alguse sai? Ei, austused see on 10 aastat tagasi. No Robotex sai alguse 2001 aastal, kui Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli professorid said aru, et oleks vaja teha sellist justkui eksamiüritust, kus siis tudengid, kes õpivad robootikat, saaksid ehitada midagi, tulla kokku, võistelda, saaksid sellise praktilise kogemuse ja natuke fun'i ka. Ja sealt hakkas kasvama, esimesed aastad oligi kuskil TTÜ keldris ja mujal, aga üks hetk jõudis kogu ülejäänud Eesti ka järele ja nii kaugele, et täna on meil osalejaid alates lasteaialastest kuni 75 aastasteni. Väga lahe. Aga mis vahepeal juhtus, oli see, et Robotex tõepoolest hakkas kohale tooma juba välistalenti. Tulid algul lätlased ja soomlased ja lõpuks ukrainlased ja nüüd täna siis hiinlased ja indialased. Ja mis seal juhtus, oligi see, et me saime aru, et Robotex on palju suurem kui lihtsalt see Eesti üritus, et võiks siis teda ka suuremalt käsitleda. Et esimesena, kes seda potentsiaali ilmselt nägi, oli Ahti Heinle, kes ise oli Robotexilt oma esimese roboti ehitamise kogemuse kätte saanud, juba pärast seda, kuidas Skype'i ehitanud oli. Ja me räägime ikkagi 2000... No, me räägime mingi 2012-13 sealt vahemikku. Ja siis selleks hetkeks juba Starship oli ka olemas. Ja Ahti tuli meie juures, ütles, et tal lihtsalt ei ole mitte kedagi palgata. Et tooge rohkem ägedat talenti Eestisse. Ja siis me hakkasime vaatama, kuidas seda teha. Ja jõudsime järelduseni, et sellest parem mõte, kui panna lihtsalt turundusse raha, et tulge kõik Eestisse üritusele, on see, et lähme koha peale, teeme koha peale üritusi, teeme koha peale muid programme, tekitame seal need talendid ja siis toome need talendid Eestisse ka. No, väga lahe. Vaata, kui huvitav on see, et ma ei usu, et kui praegu, ütleme, 2001, kui see Robotex alguse sai, ütleme, seal TTÜ keldritus on ju, et need inimesed, kes selle justkui eksami üritusena lõid, et nad oleksid võinud ette näha, et see selle ürituse formaat kasvab nagu nii massiivseks, number 1 Eestis on ju, ja number 2, et sellest on võimalik ehitada rahvusvaheline turg on ju, läbi mille siis, nagu sa just mulle hea näite tõid ja mis probleemi ta tegelikult lahendab, ongi see, et ta number 1 aitab talenti kokku tuua ja
ja number 2, ta aitab otsad kokku viia siis võimalike talentide ja siis ettevõtjate vahel, et küsin lihtsalt üle, kas Ahti on sealt ka reaalselt abi saanud, kas ta on siis leidnud sealt endale mingisuguseid meeskonnakaaslasi, kes aitaksid tema unistust täide viia? No esiteks juba enne seda, kui Ahti meid toetas, ta leidis või õigemini tuli sinna koos inimestega, kellega ta hiljem siis Starshipi lõi. Aga kui me vaatame nüüd viimast 2 aastat, siis Starship on 2 aastat korraldanud innovatsioonivõistlust, kuhu tulevad tiimid kokku, kes lahendavad Starshipi poolt välja mõeldud probleemi ja potentsiaalselt tekitavad lahendusi, mida Starship saaks kasutada. Ja samal ajal loomulikult kõiki neid talente screenitakse ja vaadatakse, keda võiks potentsiaalselt palgata. Millal see Robotex toimub? No järgmine toimubki nüüd november 29 kuni detsember 2 Tallinnas. Okay. Nädala pärast, järgmine nädalavahetus. Järgmine nädal. Kurat peaks isegi minema vist. Ja ma just mõtlen, et päris huvitav oleks. Kusjuures ma just viimane kord, kui me Kristjan Järvaniga rääkisime, siis ma laadisin alla selle 3D disaini rakenduse on ja andsin tütrel näppida. No vapsi ei huvitana. Ta mängib pigem mingi kutsumänge, mingi täiesti jabureid asju. Ja siis ta käib mingi üle päeva, käib minu juures, et kuule issi, kas ma võin seda mängu alla laadida, mõtlen nagu fuck, nagu mille jaoks, mille jaoks. Sa pead ise temaga lihtsalt seda mängima hakkama. Jah, sa pead ise sa lootad, tema teeb seda. Jaa, aga kuule, nagu minu tütar on 5-aastane, on ju. Kas tal oleks nagu mõistlik näiteks kohale minna sinna järgmisel nädalavahetusel? No ma saan aru, et teie üleeemse saatekülalise tütar tuleb, et Olari oma perega tuleb kohale, sina peaksid loomulikult ka tulema oma perega. No jah, et mul on ka muu vastutuse Robotexis, selles mõttes, et no sina aitseb meil praegult veebi veits teha. Jaa, kusjuures me peamegi need multimeedia lahendused nüüd see nädal valmis saama, sest et seal on väiksed probleemid tekkinud, aga okei. Nii et kui Robotex sel aastal ei ole äge, siis kõigest süüdistada Ottomari. Aitäh, Teeme nii. Ma tänan selle vastutuse. Aga kui on äge, siis meie oleme ikka süüdi. Ei, siis võib lilled mulle tuua, jah? Okei, kuule, aga räägi mulle sellest, milline vend tüüp sa näiteks keskkooli ajal olid, et noh, täna me näeme sind kui ikkagi väga säravat isiksust ja väga silmapaistvat isiksust, et kuidas teekond sinu jaoks nagu, milline ta sinu jaoks oli üldse? Lähme siis natuke veel tagasi, et kõik algas sellest, et mul on õnneks ainult nii hästi, et meil perekonnas viljeletakse juba põhimõtteliselt 3. põlvkonda ettevõtlusega. Esimene põlvkond see küll ei nimetanud seda ettevõtluseks, sest tol ajal see ei olnud lubatud. Aga kuidas seda nimetati siis? No see lihtsalt ise tegemine. Tegid asju, ostsid kuskilt ja viisid kuskile mujale. Asja pulgatamine. Tavaline. Aga siis minu isa jätkas seda ja hiljem erinevaid muid ettevõtteid. Ja selle kõrge kõrval siis näitas mulle kodus juba varasest noorusest, et ainus viis, kuidas asju teha, on olla ettevõtja. Ja mis see tähendab, on see, et sa A, võtad asju ette, B, teed nad ära ja loodetavasti lood mingit ägedat väärtust ja siis selle kõige kõrval ise endale ka midagi. Samal ajal siis nautides natukene suuremat vabadust kui see, kui sa lihtsalt täidaksid käsku ja käiksid 9-5 kuskil. Aga see oligi siis nii, et ma siin naljatan, et 4-aastast saati olin isa assistent, kes aeg-ajalt võttis kodus telefoni vastu, ütles, et isa pole kodus, kas ma saaks teie sõnumi vastu võtta. Aga siis hiljem kuskil 14-aastaselt hakkasime me isaga siis koos juba esimesi päris ettevõtlussamme koos vastu ette võtma. Aga eks enne seda ma tahtsin tegelikult saada kogu aeg inseneriks. Aga siis ma sain aru, et ma võib-olla olen natukene parem tõlk inseneride muu maailma vahel kui insener ise. Puhtalt sellepärast, et on osad tüübid, kes viitsivad rohkem numbreid vaadata. Üsna sarnane mõttekäik võrreldes Kristjan Järvaniga. Kristjan tahtis saada näiteks NASA inseneriks, on ju? Jah. Kelleks sina tahtsid saada, ütleme, inseneri valdkonnas? Oli sul mingi selge siht ees? Vaatasin suuremalt lihtsalt teadlast, kes leiutab ja teeb ägedaid asju. Ehk siis projekteerisin nii legodega, kui joonistasin lihtsalt mingisugused joonised valmis, et mida ja kuidas võiks teha. Muuhulgas koolis
olime ka siis koos teiste insenerihakatistega, lahendasime siis kõik kohustuslikud asjad ära, poole kiiremini kõik ülejäänud, ja siis, kui meil igav oli, siis me hakkasime mõtlema, et huvitav, mitu liitrit vett oleks keeta autos, et selle sama auruga suuta autot liigutada. Ja samal ajal seda vett kuidagi tagasi tuua. Päris täpselt ei mäleta, mis see valem seal taga oli, aga me isegi leidsime midagi, mis meeldis meie füüsikaõpetajale. Ta oli rahul teiega? Jah. Aga sulle füüsika meeldis koolis või? Füüsika oli üks ägedama asju. Keemia, matemaatika, kõik muud samamoodi. Et reaalsus on see, et see, mida õpetatakse koolis, eriti just põhikoolis ja gümnaasiumis, tundub kuidagi keeruline ja võib-olla ei ole alati nii kasutatav koheselt nagu pärast elus. Aga ma võtsin isegi ülikooli ajal mingisuguseid aineid juurde ja see on pigem ainult läheb ägedamaks. Ehk siis ei tasu karta reaalaineid, pigem tuleks neid just embrace'ida, sest sealt tuleb midagi ägedat. Loomulikult meil paari filoloogi oleks vaja kuskile, aga sadu inseneri on kohe vaja. Et siin meil teine Roboteksi patroon Taavi Kotka ütleb alati, et 1000 inseneri läheks Eestis nagu koheselt mängu, et mingi õppige reaalaineid. Aga siis... Milles probleem on? Miks siis nagu noored ei lähe seda õppima? Kas see on siis nagu ebaseksikas ala või kõik? Mulle nagu just kui endale tundub, et väga paljud noored vaatavad sellist pehme asja nagu... Ma ei tea, kas ma võin seda pehmeks nimetada, aga mulle endale tundub pehme asi nagu turundus. Kas turundus on pehme asi? Või on see pigem siuke hardcore värk? Kui sa oled hea turundaja, siis sul ei ole midagi pehmet. Siis sa proged ja pidevalt analüüsid asju. Aga kui sa oled selline turundaja, kes lihtsalt arvas, et Facebooki aega postitada on äge, siis see on tõesti natuke pehme. Aga story'st edasi, siis oligi see, et põhikooli lõpus ma sain aru, et ei ole mõistlik ikkagi mul inseneriks pürgida, vaid pigem vaadata, mida mul muid oskusi oleks vaja selleks, et inseneri kasutada. Ja valisin siis gümnaasiumi puhtalt selle järgi, et kus oli kõige parem väitlusklubi. Ja kus sa lõpetasid siis? Mul oli 2 valikut. Mul oli valik tulla Tallinna Inglise kolledžisse või minna Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumisse. Ja lõpuks minust sõltumatutel põhjustel natukene emapoolsetel asjadel oli see, et ma ei jõudnud tikikatsetele kunagi. Ma pidin kohustuslikus korras minema Koidula gümnaasiumi katsetele ka, kus ma siis tegin ära ainult ühe 2 ülesandest. Pärast tuli välja, et see esimene... Me räägime gümnaasiumi katsetest, eks ole? Just. Läksin Koidulasse siis matemaatika füüsikaklassi katsetele. Ma üldse ei tahtnud sinna minna. Ma tahtsin minna väitlust õppima, ma ütlesin, et ma ei taha enam Koidulas edasi olla. Kui ma tikke ei saa, siis ma lähen ainult Sütevaka peale välja. Ja seega ma meelega failin Koidulas. Aga nagu ei hakka valesti vastama küsimustele, vaid ma tegin ühe osa täiesti puhtalt ära ja teisest jalutasin välja. Ja siis pärast tuli välja, et selle ühe osa tegin puhtalt ära maksimumpunktide peale ja siis kui ma füüsikast välja jalutasin, siis ma ei saanud sealt punkte saada. Pärast füüsikaõpetaja oli väga pikalt pahane, et mis mõttes? Kui Sander, tee natukenegi midagi, me võtame see kohe sisse. Ei, ma ei taha. Ja siis ma läksin Sütevaka katsetele. Seal, mis on siis humanitaarkool, eesmärk oli minna, et väitlust õppida ja naljakal kombel ma sain siin siis ainult tänu sellele, et mul oli ka nende katsetel füüsika, keemia, matemaatika täispunktid, vaaria oli täispunktid, ehk siis justkui silmanägemist oli, aga eesti keel oli tugev 3, ajaloost ei olnud mitte midagi, geograafiast ei olnud mitte midagi ja ülejäänud asjad olid ka selles, et kõik, mis oli vähegi humanitaar, oli puhas 0. Ja siis ma läksin humanitaarkooli, humanitaarklassi niimoodi. Ja lõpetasin selle ilusti 4-5-ga 5,5 ülekaalus. Aga jah, läksin väitlust õppima puhtalt gümnaasiumist selle eesmärgiga ja mõtlesin, et kui seal juba igast valikaineid oli, siis võtsin maksimaalselt neid ja samal ajal teadsin, et lõpuks siis ettevõtlusteed tuleb minna. Ja kas keegi nagu suunas ka sind peal, ütleme, isa oli sul nagu ilmselgelt eeskuju, kas kuskilt tuli seda impulssi veel, et kuule Sander, et nagu ära isegi nagu rohkem mõtle, et ettevõtlus ongi sinu jaoks. That's your thing, on ju? Suuresti raamatud, ehk siis 14 aastalt isa viskas mulle ette
Dale Carnegie Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi. See on Jaa, fantastiline jaa. raamat. Põhiline põhjus oli tema poolt see, et ei viitsinud rohkem enam koolis käia mingisuguseid kakluseid lahendamas. Et lahenda asjad sõladega. Ma ei olnud kaklejatüüp, ma olin see, kes käis teisi kaitsmes. Okei. Aga Keda sa kaitsesid? klassiõdasid. Underdogi poolt olid siis rohkem. Täpselt. Aga jah, ja siis teine oli Rikas isa vaene isa. Ja sealt järjest tuli igast muid asju juurde, et siin ütleme, lemmikute hulka kindlasti lähevad kõik Richard Bransoni raamatud ja nii edasi. Aga siis... Kas sa tead, palju sa raamatut on lugenud tänaseks kokku? On sul mingi aimdus olemas? Mul oli mõnda aega list, kus ma järjest neid kirja panin. Praegu ma vaatan puhtalt selle järgi, et kas nad mahuvad ära veel. Vastus on hetkel raamaturjulisse Pärnusele ei mahu, seega ma olen Tallinnasse toon terve hunniku ja siin nad lihtsalt seisavad ja kuhjad kasvavad. Ma arvan, päris palju, aga kindlasti mitte veel nii palju, kui mõned inimesed, keda võib uhkusega järgi vaadata. Kuule, just tuli mingi 2 päeva tagasi tuli uudis, et loodi näotuvastuse põhjal toimiv raamatukogu, raamatu laenutussüsteem. Äkki sa implementeerid selle ka enda kodusse ja siis sa teed enda kodust, et väikese raamatukogu, kus siis ettevõtlushuvilised saavad sinu käest raamatuid laenata. Jah, sellega on natukene keeruline alati olnud, et ma olen väiksest saati see, kes eitas Lego asjad valmis, et keegi ei katsu. Ja kui keegi katsus, siis ma pärast pahandasin ja vaatasin, et kõik oleks täpselt samas kohas tagasi. Eks raamatute poole pealt ma ei ole kunagi hea meelega raamatuid laenutada, on alati ostnud. Nii et päris mitmed tuhanded ilmselt on minu poole pealt Apollosse rahvaraamatusse läinud ja ka Amazoni. Ja siis teine asi on see, et ma väga hea meelega ei laena neid välja, aga samas ma kingin kõigile inimestele kogu aeg sünnipäevaks ja muudeks tähtpäevadeks ainult raamatuid, nii et kui keegi tahab, siis ma lihtsalt kingin teile kuskilt see sama raamatu. Jaa, please, palun. Vot. Aga jah, ja siis meil oli siuke ettevõtluse aine ka seal 10. klassis, kus õpetaja kindlasti nägi, et ma olen see vend, kedagi tuleks edasi kasvu ajada ja nii me temaga 3 aastat järjest uurimustöid tegime ka majanduse vallas. Ja lõpus ütles mulle ilusti, et ära mitte mingil juhul ettevõttes õppimine. Sama asja oli isa kodus öelnud, sest täiesti kasutan õppida ettevõtlust, saad ainult seda õppida kogemustega, mida tasuks õppida on mingeid asju, mida saad reaalselt rakendada. Nii et ma siis mõtlesin, et okei, et ma siis lähen katsetan Cambridge'isse, et minna sinna inseneriks õppima. Aga kui sa ikkagi 3 aastat oled humanitaarkoolis käinud, siis lõpuks ei lähe nii hästi, nagu sa isegi kui põhikoolis oli väga hästi kõiki nende ainetega. Et sinna ma jäin pooli, pakuti küll teisi Inglise ülikool, aga mõtlesin, et kui ma kõige paremat ei saa, siis ma teisi ei võta. Ja siis lõpus oli, kui gümnaasium läbi sai, siis oli filosoofia olümpiaadilt saanud hea koht, millega oli võimalik Tartu Ülikoolis ükskõik kuhu saada. Ja seega ma läksin, mõtlesin, et Tartu Ülikooli füüsika tundus liiga teoreetiline ja muud reaalainet ka. Ja ma läksin pigem siis juba juurat õppima. Mõttega, et juuraharidust ma saaksin kasutada ettevõtluses selleks, et kõik nurgatagused üles leida ja samale vaadata, et kõik lepingud ja asjad oleksid kindlad või et keegi midagi kuskil ära ei keeraks. Kusjuures see on ainuke asi, mille üle ma olen kõnnelik, et ma vähemalt mõistan seda maailma. Läksin ka juurat õppima. Sina ei lõpetanud juurat, on ju? Ega ju? Jah. Mina ka mitte. Aga ma olin tubli. Ma käisin ilusti 2,5 aastat koolis, võtsin kõrvalt veel täiskoormusega kõrvalerialana asju, eks ma tegelikult võtsin majandusteaduskonnast asju, turundusasju, võtsin veel araabia keelt, erinevaid IT-aineid ja kõike muud. Selline keskmine 56 EAP-d semestris oli hea lihtne ja selle kõrvalt siis hakkasin teisest semestrist päris oma esimest startupi ehitama ja hiljem siis ka õpetama teisi ja nii edasi, et vahepeal siin hilgetkel andsin Tartu Ülikoolis 3 ainet, millest ühte magistrile, ise õppides siis veel bakas juurat. Aga üks hetk oli tõesti see, et me käisin pärast 2 aastat USA-s suve ülikoolis Draper University's. Kui keegi ei tea, siis Tim Draper oli siis Skype'i
üks esimesi investoreid ja tal on selline noorte kiirendiprogramm justkui, kus 2 kuud 16–26-aastased noored koos ja õpivadki aineid nagu tulevik, kus me vaatamegi asju, mis on tehnoloogia, mis maailmas varsti tulevad, õpivad asju nagu, kuidas ise endasse sisse vaadata, käisime näiteks Tesla tehases, käisime Uberi peakontoris, Airbnb's, hästi ägedad inimesed käisime meile rääkimas asju. Kõige ägedam osa kindlasti oli see, kui me viidi nädalaks ajaks põhimõtteliselt metsa, öeldi, et sul on $10, et osta endale 5 päeva toit, mingi käigu koolist ära, mina siis ostsin endale 5 purkkube, hästi loominguline. Ma muidugi smugeldasin sisse 20 batooni erinevaid muid asju, aga muidu hästi äge kogemus oli seal, kus õpetatigi leadership'i, tulidki USA eriväelased meid õpetama ja pidime pimedas mäppi looma, pidime õppima, kuidas tulistada, kirvest visata, kuidas parve ehitada ja sellega üle järve saada, olime esimesed ja ainsad, kes siiani on seda suutnud, niimoodi, et parv oli taaskasutatav mitu korda ja igast muud ägedat asja. Ja sealt tagasi tulles läksingi, kutsutigi siis õpetama ettevõtlust Tartu Ülikoolis Viljandi Kultuuriakadeemias ja Pärnu kolledžis. Olime vahepeal ühe startupi kinni pannud, alustasime garaažist ühe teise asjaga ja samal ajal siis juhendasin oma isa ja tema sõprade startupi Shipitwise. Aga siis juhtuski nii, et kes mind aitas USA-sse minna, oli Herti Tamma, Startup Wiseguys'i founder ja tema kutsus mind oma tiimi siis veits turundust õpetama tiimidel. Ja samal ajal ma aitasin siis neil üles leida Shipitwise'ks oleks äge ettevõte, mida sinna sisse võtta ja läkski nii, et sai Shipitwise ka top 10 ikka. Ja samal ajal siis ma olin vaikselt võtnud selle rolli, et võtta siis Shipitwise'is ka turunduslik ja juriidiline pool enda peale, pluss ka raha tõstmine. Kas see tähendab siis seda, et see oli nüüd, me räägime aastast 2016 vist oli see 15 lõpp, 2016 algus, jah? Just, ja 2016 aasta algus oli see batch on ja kui siis Shipitwise oli seal. Jep. Ja siis sellel hetkel sa otsustasidki sinna tiimi minna, on ju? Ma tegelikult olin olnud juba septembriks 2015 kõikidel tiimi-miitingutel ja enne seda kogu aeg mentordasin niisama, olin Sassi advisor, aga siis mingi hetk võeti mind 8. co-founderiks. Esimene viga, mis me tegime, 8 co-founderit ei ole hea mõte. Kõik ei pea olema co-founderid. See oligi nii kaugel, et me olime siis, kui me 2016 aastal batchi jõudsime, siis selleks hetkeks oli 2 co-founderit juba lahkunud, või õigemini kohe lahkusid, sealjuures niimoodi, et üks neist oli meie ainus arendaja, kes jättis oma keyboardi ka sinna ja me pole kunagi rohkem näinud, me ei tea, mis tast sai. Aga sellest juba teine lugu, et ei tasu alustada ettevõtet terve hunniku manageride ja ainult ühe inseneriga, kui sa teed tarkvara ettevõtet. Aga me saime hakka, me õppisime hästi ägedat kogemusi. Näiteks see, et sul ei olegi vaja esialgu uue toote lanseerimisel midagi keerulist teha, et sa teedki veebivormi, kus sul on, küsid, kes sa oled, mis su email on ja selle järgi võtsime kogu tellimuse vastu ja tegime tööd. Ja järjest siis õppisime ja panime järjest infot juurde. Mingi, et muidugi õppisime panime liiga palju infot, aga siis tõmbasime jälle tagasi. Et sul ei ole vaja tegelikult ideaaltootega turul minna. Me saime esimese kliendi ilma igasuguse tooteta ja sealt järjest edasi ka veel esimesed, ma arvan, 100 kliente, niimoodi, et me tegelikult pakkusime neil lihtsalt, et kirjutage meil email. Nii nagu kõik ülejäänud seda tegid logistika valdkonnas. Aga siis me seal kasvasime, vahepeal tõstsime kokku kõikide raundide peale ligi $500 000 investeeringuid, olime tublid, tiim kasvas ja Otto oli vahepeal tiimis ja kuule, ma olin kõige kõvem muidugi müügi poole käima tõmba ja ehitaja seal. aga jah, üks hetk oli see, et kus ma ise sain aru, et oleks aeg edasi liikuda, kuigi tegelikult täna ma jälle nõustan Sassi ja olen ettevõttega jälle seotud. Aga Shipitwise täna eksisteerib? Shipitwise täna eksisteerib. Lihtsalt on päris palju muutunud, päris palju tiime vahetunud ja valdkond on ikka veel logistika, lihtsalt nüüd selle asemel, et kliente teenindada, me üritame aidata logistikaettevõtteid digitaliseerida
et siis kunagi saaks neid automatiseerida, et siis kunagi saaks pakkuda inimestele seda teenust, mida me tahtsime pakkuda 2015 aastal. Sest lihtsalt täna on see asi, et kui kõik logistikaettevõtted üle maailma töötavad ainult telefoni peal, et sul ongi telefonikõnes võtab vastu ja vahepeal saadad e-maile, ja sul kõige paremal juhul on kõik asjad Excelis, enamasti veel kuskil paberi peal, siis on päris keeruline protsessi automatiseerida, sest sul on nii palju asju, mis vahepeal võivad katki minna. Ja kahjuks seda me ka õppisime. Aga igatahes üks hetk ma otsustasin Shipitify'st liikuda ja siis mõtlesin, et mis nüüd edasi. See me räägime nüüd aastal 2017. 2017 märts-aprill ja ma olin jõudnud selleks hetkeks ühe mõtteni, et ma olen siiani noor idealist, aga tolleks hetkeks ma olin oma jaoks aru saanud, et ma ei taha tegeleda tavaliste asjadega, mis puudutabki sellist tavalist, et ehitame järgmist softi või teeme järgmise lolli toote nii-öelda, selles mõttes lolli, kes ei ole smart mingil viisil. Ja mõtlesin enda jaoks selgeks selle, et ma tahan olla seotud ikkagi kogu selle valdkonnaga, mis väiksest saati on küljes olnud, et insenerid ja leiutamine, ägedad tooted ja teenused, just tooted peaasjalikult. Ja siis mõtlesingi, et robootika ja selline päris future tech oleks äge. Samal ajal siis, millest mõtled seda, see sinu juurde tuleb, tuligi siis Robotexi tegevjuht Ave minu juurde ja küsis, et kas ma tuleks neile appi, mille peale siis ma vastasin ainuõigse vastuse, et ei. aga kuna Ahti oli neile juba külla läinud ja öelnud, et aidake nüüd talent siia tuua ja Ave oli küsinud oma endist ülemustelt, et kes oleks see inimene, kes võiks aidata neid ja vastus oli, et mina, siis ta ei jätkunud jonn enne, kui ma tiimi läksin, eks käisime koos kolmekesi Ahtiga veel lõunal ja siis mõtlesin, et okei, ma aitan teid 3-6 kuud. Tore oleks vahepeal korra tõesti reisida ja maailmas vaadata, et mis me saaksime teha, mida saaks teha selleks, et neid talente siia tuua. Ja siis 6 aega hiljem tulin tagasi reisilt, ütlesin, et keegi ei saa päris täpselt aru, mis Robotex vist on. Et selle potentsiaal on nii palju ägedam, et teeme ta siis ägedamaks päriselt. Ehk võtke mind juhatuse liikmeks ja ma aitan ära teha. Ja siis neil ei olnud midagi vastu vaielda. Kurat, ma unustasin intros öelda, et Sander on Robotexi juhatuse esimees. No kõigepealt olin juhatuse liige, aga siis ma hiljem ütlesin, et ma nüüd tahaks olla juhatuse esimees. See on aus, ega selles mõttes, et ma arvan, see oli nagu loomulik asjade käik ja see tiitliks, aga lõppkokkuvõttes vähemalt väljapoole paistab see niimoodi, et loomulikult see võrgustik või see maailmapildi maailma viimine, Robotexi maailma viimine on justkui nagu sinu üks töörolle on ju ja üks suuremaid eesmärke, see on ka isiklikus nagu igapäevaelus. Aga jah, selles mõttes kuradi kõva värk reis, juhatuse esimehega räägime siin nagu juttuna. Aga jah, et tiitliteks, aga pigem mida ma olen üldse kõikidest asjadest siiamaani õppinud, tuleneb ühest päris ägedast koolitusest, mis oli kunagi siis, kui ma olingi vist 14 veel, kus üks Kiyosaki jünger tegi siis ettevõtluskonverentsi ja siis ühe ülesandena tõstis üks üles käe, kus oli $50, ütles, et kes tahab. Siis ma läksin sinna, võtsin selle ära. Kõik ülejäänud tõstsid käe samal ajal. Ja siis see õpetas mulle lõpuks seda, et kui sa tahad midagi, sa pead minema ja võtma. Ja muud valikut ei olegi. Ja samamoodi, et see viib sinna samasse brändingusse ka tagasi lõpuks. Et üks suuremaid vigu, mida ettevõtted teevad, on see, et nad ei lähe ütle välja, et me oleme siin, see turg ära võtta, tulge meie juurde, teeme ära asjad. Et nad kuidagi, eriti Eestis tundub olevat see vaoshoitus. Alalhoidlikkus, just kui mingi väärtus, mida kõik tahaksid hoida, aga millel ei ole mitte mingit väärtust. 0 väärtust maailma asjades. Kui sa tahad midagi ägedat teha, siis sa pead minema ja võtma selle. See on hästi huvitav fenomen tõesti, et ma korra jääks nagu siia seisma, et kui nüüd tekkis see nähtus, et Robotex hakkas, ütleme siis, kas me võime seda frantsiisi businessiks nimetada või ta on rohkem, ütleme siis frantsiisi businessist hakkas ajama, et tekkis justkui ettevõtjate poolt mingisugune negatiivne reaktsioon, et oot, Robotex ei olnud disainitud kasvama selliseks suureks monstrumiks, nagu te tahate seda teha, on ju.
ja samal ajal nüüd sa räägidki just seda pointi, et kuule, come on, meil on võimalus nagu võtta, miks me siis ei võta, on ju. Et keegi nii või naa seda, keegi võib seal, kui meie seda ei tee, siis keegi teine ilmselt teeb midagi sellist, on ju. Et kuidas sa sellesse kriitikasse suhtud, mis mõtted sul sellega seoses on? No tuleme siis üks samm tagasi, et tõepoolest paar kuud tagasi oli korraks see hetk, kus me erinevate tegevuste tulemusena mõned Eesti ettevõtted siis otsustasid, et ei taha edaspidi Robotex toetada ja sealjuures siis oli ka mingisugune artikkel, mis ütles, et me nagu tahaks toetada ainult Eesti noori, me ei taha toetada mingisugust rahvusvahelist kasvu. Ehk siis nad põhjendasid seda kriitikat sellega, et nüüd justkui Robotex tegeleb väliskontingendiga, välistalentidega, välisriikidega ja seetõttu, kuna see ei ole enam nii-öelda Eesti asi, siis seetõttu me ei ole ka nõus nagu sinna panustama. No osad ettevõtted tõepoolest nägid seda nii. Ehk siis kui meie näeme seda kasvu puhtalt sellega, et me loomegi nüüd sellise keskkonna noortest inseneridest, keda kõik saaksid potentsiaalselt palkama hakata, toome neist parimad korda aasta Eestisse, et tõepoolest siis siinsed ettevõtted nagu Starship ja teised saaksid neid endale palgata, siis osad ettevõtted kahjuks on piisavalt lühinägelikud, et nad pigem nägid sellest seda, et kui varasemalt me toetasime Eesti noorte haridust, siis nüüd me justkui toetame lisaks Eesti noorte haridusele ka teiste noorte haridust ja see on paha. Jah, see on nende seisukoht, et me las koerad auguvad, me lähme edasi. Täna me jõuamegi selle tulemuseni, kus meil tuleb järjest rahvusvahelisi korpe päriselt toetama, kellega koos me pakume neile väärtust. Täna me üritame ka Robotex ehitada selliseks, et see saaks vastu pidada ka ilma toetusteta. Loomulikult hariduses kahjuks on nii, et ilma välisabita on päris keeruline midagi teha, sest lihtsalt need talendid, kes vajavad haridust, ei suuda seda tihtipeale kinni maksta ja selleks on vaja siis erinevad ettevõtteid kaasata, kes oleks abiks. Aga selle tõttu me Robotexis vaatamegi erinevaid muid tegevusi juurde, et me saaksime ühelt poolt tekitada rahavoogusid ja teiselt poolt siis investeerida seda haridusse. Ja samal ajal siis mitmed suured ettevõtted ja ka väiksemad nii Eestis kui väljaspool näevad sellest väärtust, kõike seda toetada ja nii me koos asju edasi teeme. Vaata kui huvitav, et nüüd meil siin viimastel nädalatel on niinimetatud valitsuskriis seoses ÜRO välisrände raamlepinguga ja justkui see sama konflikt välistööjõu, välistalendi rakendamises, kasutamises, väljateenimises, väärtuse loomises on ju. Et teie justkui nagu näetegi missioonina ja võimalusena seda, et kuulge, meie enda inimestest ei piisa, kasutame, toodame seda talenti kas või siin juurde või ükskõik kus kohas maailmas, Brasiilias või Hiinas, kus jumal teab, kus kurdi kohtad olete juba nagu seda värki ehitanud. See on ju ilmselge, et tulevik saab olla see, et meil on maailmas, kui mitte üks, siis paar riiki, mis katavad kogu maailma ära ja kes koos teevad ägedaid asju. Just. Ja samal ajal siis potentsiaalselt, loodame, on ka mingid tsivilisatsioonid kuskil teistel planeetidel. Ja võib-olla siis ka keegi, kes ei ole inimesed, vaid on mingid muud, niisiis koodnimetust tulnukad. Aga see on nagu see minu silmis vähemalt see ideaalmaailm, kuhu me saame liikuda. Ja kui me vaatame nüüd seda poolt, et mis siis nagu riikide poolest saab, et kas eestlane kui rahvus kaob ära, siis ma arvan, et pigem mitte, sest siin tulekski seda asja natuke teistmoodi defineerima hakata. Rahvused ei peaks olema seotud sellega, kus sa sündisid, vaid sellega, kellena sa ennast tahad tunda. Kuulge, see tasujate Avengers film oli siis samamoodi, kui Thor peksti oma kodust sellest, mis ta Asgardist peksti minema ja siis öeldi, et kodu, nagu sinu riik ei ole seal, ütleme, ta ei ole su asukohaga seotud, vaid on su rahvaga seotud, vaata. Rahvas on nagu hoiab siis seda just kui identiteeti koos, on ju. Kui me vaatame siit üht osa meie valitsusest, siis nad liiguvad täiesti õiges suunas, ehitades seda e-Eesti brändi. Just. Et Eesti tulevik saabki olla ainult virtuaalne.
siin ei ole mingit võimalust, et me oleksime füüsiliselt tulevikus mingilgi määral kellega jaoks olulised. Vaadates seda, kuidas täna Hiina üle maailma kasvab, kuhu ta investeerib igale poole riikidesse ja kuidas ta järjest läbi selle tekitab mõjujõudu just füüsilistes locationites ja seda sama teevad ka mitmed teised riigid, siis ilmselgelt nemad on ainsad, kes lõpuks jäävad kogu asja valitsema sellisel tasemel. Aga siis sul saabki olla virtuaalselt see, et inimesed mõtlevad kui eestlased, tunnevad ennast eestlastena, käivadki tegemas eestlaste üritusi ja ongi äge. Ja see saabki see tulevik olla, et mina ammu ei näe, et keegi, kes oleks teises kohas sündinud või potentsiaalselt näeks välja teistsugune või räägiks teistsuguse häälega, ei peaks olema eestlane. Kui ta ütleb, et ta tahab tunda ennast eestlasena, siis olgu ta eestlane, isegi siis, kui ta eesti keelt ei räägi. Minu meelest keel ei pea olema see tingimus, sest jällegi, ideaalmaailmas lõpuks on meil üks keel. Siis vähemalt ei teki arusaamatusi. Huvitav, kas siin peaks nagu Martin Helmele EKRE-st ütlema mingisuguse nagu probleemi püstituse või ülesande talle andma, kuule, kui me näeme seda, et tekivad domineerivad jõud Hiina, USA, mis iganes kujul, vormis nad realiseeruvad, et nagu kuidas ta kavatseb siis nagu näiteks meie väikest sarmast Eestist nagu siis praegu kaitsta näiteks Hiina mõjude eest. Sa saad alati öelda, et see on see, mida täna on palju tehtud, et me lihtsalt ei võta välisvõlga, ei võta välisinvesteeringuid ja sellisel juhul me lihtsalt olemegi teistest justkui kaitstud. Aga mis see tulemus on see, et kui me seda kõike ei võta, siis me lihtsalt hääbume ja lõpuks sureme lihtsalt välja. Et täna reaalsus on see, et kui kuskil antakse, siis tuleks minna ja võtta, et vähemalt selle kaudu saab midagi ehitada, mis kuskile maalegi meid edasi arendab. Sest me teame seda, et kõik, mis ei ole edasiareng, on taandareng ja sükest ei saa olla status quo, et me nüüd lõikame ennast ära, oleme nüüd üksik eraldi. Et ma usun, et keegi ei taha ju saada tuleviku Eestit sellist nagu Põhja-Korea. Kõik tahavad, et Eesti oleks äge, vaba, kasvaks ja selleks me õnneks kahjuks peamegi järjest rohkem ka teistest sõltuma, samamoodi kui teised hakkavad meist sõltuma ja nende ju koostööd tegema. Aga see kõlab juba nagu visioon ju, mida päriselt nagu ellu viia, see, mida sa just praegu mainisid. No meil õnneks tundub, et mõned seltskonnad sarnast visiooniga üritavad täide viia. Kurat, aga seda visiooni võiks minu meelest kuidagi paremini kommunikeerida, väga otse selgelt niimoodi, et igasugune ka nagu inimene Põlvas saab aru sellest nagu mõttest, et jah, ma olen küll Põlva elanik, on ju, aga minu jaoks on okei see, kui mind ühel hetkel, ma ei tea, Põlvasse kolivad, mitte ma ei taha öelda mingid Mongoolia venad, aga vahet ei ole, see on ka okei, vaata. Mina tulen Pärnust, õnneks Pärnus on kogu majandus ainult turistidest põhinev, et kui poleks Soome turiste või Vene turiste, siis Pärnut ei oleks. Nüüd ma arvan, et enamik pärnakatest saavad aru, et teised rahvused on head. Ilmselt kahjuks võib juhtuda see, et on mingid muud osad Eestist, kuhu seda turistid nii palju ei jõua ja nemad võib-olla tõesti tunnevad, et seal puhul sellest ei ole niivõrd palju abi. Et aga see on juba omaette integratsiooni küsimus, et kui me pole siiani suutnud veel venelasi ära integreerida, siis mis me räägime teistest, et see on suurem probleem, mida ilmselt lahendada. Huvitav. Aga sellega ma ei ole kindel, kas ja kuidas me praegult suudame selle ära lahendada siin. No las see teema praegu jääb. No võt, okei, väga lahe. Ühesõnaga Robotexi siis visioon, kui selline on olla justkui üks osa sellest visioonist, mida sa just välja tõid, tegelikult aidata kaasa uue talendi leidmisele ja selle talendi siis rakendusse panemisel siis on ju, et vastava siis projekti, vastava ettevõtlusvormiga. Jah. Mis saab Robotexist järgmise 5 aasta jooksul? Me päris täpselt on keeruline seda öelda, sellepärast, et me eelmine aasta olime Eesti üritus, millel oli sõsar ettevõtmine Küprosel. Sel aastal me oleme Eesti üritus, kes juba korraldas ka Eestis muid tegevusi, ehk siis oli juba Robotexi terve community
kellel oli juba 15 riigis sõsarettevõtmisi. Me näeme, et me oleme järgmine aasta vähemalt 25 riigis. Me näeme, et me oleme 10 aasta jooksul kuskil 100 riigis. Me näeme, et me jätkame hariduse vallas asjade tegemist ja uute asjade turule toomist. Samamoodi ka varase faasi ettevõtte loomisele kaasaitamises. Kuidas see võiks välja näha? Kas see on siis nagu kiirendilaadne toode, teenus? Jah, et ehk siis täna mulle tundub, et Robotex kasvab kiiremini, kui me suudame ette ennustada. Ja lõpuks me võime ka öelda, et umbes 100 riiki on see, kus me tahaks olla järgmise 10 aasta jooksul. Tegevustest rääkides siis lisaks üritustele, mida me juba teeme, me oleme nüüd hariduse poole pealt käivitanud esimesed sellised suvekooliprogrammid ja nii ka õpetajate õpetamiseks, sest me näeme, et ka seal on tihtipeale veel vajakajäämisi. Me näeme, et me nüüd paneme sinna seda õppekava suuremalt kokku, hakkame tegema koostööd osade erinevate robotika haridusmaterjalide tootjate ja valmistajatega, et koos ägedaid asju teha ning üks hetk tahame ka liituda virtuaalkeskkonnana, kus siis inimesed, kes ei jõua kohale tulla kuskile füüsilisse kohtadest, saaksid seda sama haridust ikka kätte saada. Täna on küll virtuaalõppe puhul kindlasti probleem, et väga tihti seda ei lõpetata, aga me ei näe seda antud juhul oma probleemina, sest eesmärk ongi lihtsalt anda need võtmed kätte, et oleks lihtsamini info kätte saadav. Ehk siis üks pool ongi see haridus ja järjest rohkem keskenduda just sellele talendile, kes juba natuke teab, aga kellel on oma praegult kättesaadavates hariduskohtades igav, et nad tahab nagu järgmist taset saada. Ja seega me loome neile erinevaid uusi rakendusi. Ja samal ajal siis ettevõtluse poole pealt me oleme alustanud oma sellise ettevõtlusvõistlusega, kus tiimid, kes on juba ehitanud esimese prototüübi või võib-olla juba toote, millega nad turul on, saavad tulla seda näitama, saavad laval seda esitada, saavad mentoritelt tagasisidet, saavad Expol seda kõigile inimestele katsuda anda. Läbi selle potentsiaalselt leiavad talente, kaasamõtlejaid, investorid ja nii edasi. Te teete ka see aasta esimest korda konverentsi, on mul õigus? No, konverents tegelikult on toimunud mingil kujul enne, esimest korda lihtsalt nii suurelt. Eks me lõpuks pildisime ta välja ja teeme teda täiesti eraldi venues, kultuurikatlas, täiesti teisele sihtgrupile. Ja seal siis selle sama ettevõttes poolt ka toome välja. Ja mõte on nüüd see, et me tahame järgmise ka, ütleme siis 3-5 aasta jooksul luua oma varase faasi investeerimisfondi, mis suudaks globaalselt early stage ettevõtetesse, ehk siis nendes eriti varase faasi prototüüpidesse anda piisaval suurusel kapitali, et nad suudaksid oma asjad päriselt tööle panna ning siis selle kõrval ehitada ülejäänud programm, mille kaudu siis anda neile kõiksugu muid vajalik teadmisi, oskusi ja ka lihtsalt vahendeid. Näiteks õpetada, kuidas tõesti brändi ehitada, turundada, näiteks anda neile võimalus kasutada kellegi teise tehaseid ja nii edasi. Ja läbi selle siis seda kogu programmi järjest suuremaks teha ja seda kõike siis korra kõikides oma riikides, mille järgi siis me saame ka arvutuslikult öelda, et kui sul näiteks on 50 000 seda startupi, mida me tahame järgmise 10 aasta jooksul luua, kui me oleme 25 riigis vähemalt, siis tegelikult tähendab, et kõigist riikides peaks tulema ainult, mis on siis 2000 ettevõtet. Me teame, et India teeb vähemalt 10 000, nii et lõpuks piisab sellest, kui näiteks eestlased teevad 300-500 uut projekti alustavad 10 aasta jooksul ja siis sealt edasi. Ja me üritamegi neist kõikidest riikidest leida need kõige paremad kokku, need kokku tuua ja neid siis edasi aidata. Mulle tundub, et siuke projekt on, ütleme Robotexi projekt on, mulle vähemalt ei tule kuskilt meelde läbi Eesti ajaloo, et keegi oleks või vähemalt Eestist oleks kasvanud välja nii suure mõjuga siis väärtus. Kindlasti on hästi ägedalt väärtus veel loodud, et kui me vaatame. Ei, ma ei vaidle vastu selles mõttes väärtus küll, aga just see, et ta on nagu nii laiali valguv, vaata, et kui, nagu sa oled mulle varasemalt ka öelnud, et riigid juba ise pöörduvad teie poole, lihtsalt ütlevadki, kuulge, me tahame ka. Jah, tõepoolest me täna laieneme hästi lihtsasti, et inimesed kirjutavad meile, ütlevad, et me tahaks tuua Robotex oma riiki ja mis me
vaatame nendega tõtte, vaatame, kas nad on sobilikud selleks, eks me juba valime, keda me anname. Ja lähtuvalt sellest meil praegult on kuskilt 30 riigist veel potentsiaalseid kavalere. Mõnes riigis juba tulevad meie juurde siis riigi officialid ise, näiteks Dubaist, kes ütlesid, et nad tahaks roboteksi tuua, mis selleks vaja on. Et me teeme kõik ära, mis vaja on. Ja me siis üritamegi jõuda lahendust, et neil oleks kõik vajalik olemas, et see sinna viia ka. Ma küsin sult nüüd hästi isikliku küsimuse. Loodan, et sa oled valmis sellele vastama. Aga olgu hästi isiklik. Miks sa seda kõike teed? Mul on 2 asja, mis mind üleüldse motiveerivad. Esiteks ma näen, et liiga vähe inimesi mõtlevad selle peale, et teha ise ägedaid asju, ehk siis alustadagi oma ettevõtteid. Ma ei eelda, et enamik inimesi peaksid olema number 1 inimesed kuskil ettevõttes. Ja ma arvan, et pigem ei peaks. Pigem peaksid nad olema kuskil alustavate tiimide juures, üks mutrikatest. Aga see ettevõttes mindset, et sa üldse mõtled, kuidas suudad planeerida asju ette, oled valmis võtma suuremaid riske, tõesti ei otsi ainult tavalist palgatulu, et seda mõtteviisi levitada on üks pool. Aga teine... Mis sinu isiklik süke, miks sa hommikul üles ärkad ja miks sul tuleb see nagu, läheb fire in the belly tunne tekib siis, et mis sind nagu ärgitab seal, miks sa, kas sa tahad, kas su abikaasa näiteks, kas sa teed seda perekonna pärast, kas sa teed seda iseenda pärast, kas sa teed seda oma esivanemate pärast või teed sa seda, ma ei tea, Eesti riigi pärast? No, eks lõpuks sa võid igast ilusat jutte kokku rääkida ja sa teed alati seda sellepärast, et iseendale või oma perele paremaid asju võimaldada. Kui sa oled piisavalt suur altruist, siis võib-olla ka mõtled natuke teiste peale, et keegi teine saaks veel kuidagi paremini hakkama. Aga esimene kindlasti on see, et lõpuks sul endal oleks parem. Aga see viibki selle teise põhjuseni, et lisaks see, et rohkem ettevõtlus mindsetiga inimesi oleks. Kas sinu arust on nagu see ettevõtlus mindset täna on sellega halvasti või keskpärane või kuidagi? Ta on järjest paremini. Ma arvan, et täna on viimased 5 või 10 aastat sellest nii palju räägitud, et inimesed juba pigem on kogu see entrepreneur mindset kuskil maal overhyped, ehk siis ülehinnatud ja pigem juba liiga palju räägitakse sellest. Aga sellegi poolest mulle tundub, et veel inimesed ei ole päris täpselt aru saanud, mis see on ja nad mõtlevadki, et tahaks lihtsalt kiiresti rikkaks saada, Bitcoini investeerida ja hullult palju raha sisse tuua. Aga ei mõtle selle peale, kuidas võiks päriselt mingit väärtust luua. Eks ma mõtlengi rohkem seda poolt, et kuidas saaksid inimesed rohkem väärtust luua. Ja see viibki selle teise punktini, et mis mind tegelikult nagu igapäevaselt häirib, on see, kui vähe innovatsiooni maailma tekib. Me ühelt poolt justkui nagu näeme, et kogu aeg toimub midagi. Kogu aeg on järjest paremad telefonid, on järjest kiiremad autod, kasutame elektrit seal, tulevad vaikselt juba päiksepaneelid, saame energiat otse koju salvestada ja nii edasi. Aga sellegi poolest ma olen üks nendest, kes täna vaatab ulmefilme ja mõtleb, et miks seda juba ei ole? Ja siis ma vaatan, mida inimesed teevad ümber maailma, kuhu investorid raha panevad, siis ma saan aru, et miks seda veel ei ole, sest keegi ei ürita. Ja investorid väga ei taha raha panna. Ma siin Eestis olen rääkinud investoritega, et miks te tulevikutehnoloogiatesse, robotikasse ja nii edasi midagi ei pane. See on ju nii liiga suur risk ja sealt võib-olla väärtust ei tulegi tagasi ja nii edasi. See on nagu see suurem probleem, mida ma üritan lahendada läbi erinevad tegevust, et kuidas saada rohkem inimesi mõtlema innovatsiooni tekkele ja sealjuures kaasa aidata, et kui keegi natukenegi selle peale mõtleb, et kuidas siis nad võiksid selle ära teha. Toon sulle hästi konkreetse näite, mis mind räigelt viha läheb. Selline bränd nagu Peruus. See ongi Peruu bränd, väga viisakad riideesemed, tooted, jalatsid, püksid, kotid, mis iganes sul vaja on ja osta. Saad seda osta sealt, on ju. Ja nende nagu innovatsioon peitub selles, et no ma ei tea, kas ütleme innovatsioon, aga väärtusloome peitub selles, et kui sina ostad neilt ühe eseme või mingi toote, jalatsid näiteks, siis nemad annetavad või nemad annavad raha koolilastele Peruus, et nad saaksid ühe päeva koolis käia reaalselt seal. Sest sa aru, meie räägime siin kosmoselaevadest, on ju,
aga kuskil maailmas istuvad lapsed, kes nad ei saa nagu, nad näevad näljaste nägudega, lähevad kooli, neil ei ole süüa, neil ei ole mitte kuradi sittagi. Ja siis kuradi Eestis vinguvad mingisugused kuradi poliitikud teemadel, mis on nagu nii elukauged. Ja see lihtsalt tähendab mind nii fucking närvi, et me tegeleme justkui nagu ulmeliste küsimustega küll vahepeal, aga mina näen hoopis seda, et kuulge, lahendaks nagu kuradi viiks kuidagi nagu inimesed või ütleme riigid või kuidagi püüaks nagu seda maailma taset ühtlustada kuskile sinna tasemel, et inimeste elud on normaalsed, et nad päriselt ka elavad elu, mitte nad ei istu kuskil kuradi vaesuses. Nende jaoks on raske see, et nad saaksid kuradi päevas süüa endale. Ühesõnaga, see on minu jaoks nagu tõsiselt, mul on lapsevanemana lihtsalt mul on vastik vaadata neid pilte näljastest suudest. Ja lihtsalt nagu kui ma nagu praegu keegi küsiks minu käest, kuule Otto, mis ettevõtlust sa tahaksid teha, siis ma ütleks, ma läheks juba nagu sinna suunda, kus ma tegelikult aitan juba mingisugust konkreetsemat probleemi lahendada. Mitte isegi kosmoselaeva ehitades, aga aidates mingit seltskonda inimesi, kellel tegelikult ka seda abi vaja on. No ma natukene julgeks vastu vaielda selle poole pealt, et kõik täna ei pea tegelikult minema koheselt Aafrika lastele süüa pakkuma. Sest sellest ei ole väga palju kasu. Aga haridust? Haridust ka ei ole väga palju kasu, kui sa õpetama lähed täna sinna. Miks? Sellepärast, et sinu töötund täna turul on ilmselt palju kõrgem kui see, mida sa suudad, vähemalt meil siin ümber laua ilmselt kõik suudaksime teenida palju rohkem kui õpetajad. Kahjuks õpetajad teeni väga palju. Mida me seega saame teha ja mida me peaksime võib-olla rohkem tegema, et seda osa rahalist annetama, et need, kes ei suuda või ei taha seda teha, saaksid minna õpetama. Ja selle juures mulle meeldib see mõte, kes ütles, et selleks, et aidata teisi, pead sa kõigepealt ise ennast aitama. Eks me ei saa enne minna teisi vaesusest välja tooma, kui me ise ei ole tekitanud nii palju väärtust, et meil oleks võimalik seda väärtust neile anda ja selle järgi. Kindlasti osad saavad, kindlasti osad lähevad ja teevad seda. Aga ma enda pealt näen, et minu suurem väärtust tuleb sellest, et ma lihtsalt tekitan nii palju innovatsiooni ja muud väärtust, mille tulemusena tekib vaba ressurssi, mida investeerida sinna poole. Väga hea. Kusjuures ma saan aru, et Robotex on ka tegelikult Lõuna-Ameerikasse juba jõudnud ja seal kenasti nagu sisse seadnud ennast. Robotex täna tegeleb ka juba vaikselt selliste arenguabiprojektidega. Me oleme siin andnud esimesed tasuta vist äkki 20 robotit koostas ühe tootjaga Afganistani, et türkud saaksid seal õppida robotikat ja inseneriteadusi. Oleme andnud poole hinnaga, ütleme põhimõtteliselt ilma kasumita ja natukene veel odavamaltki Nigeeriasse ja Malisse asju. Oleme Anguillale, mis on üks Kariibi meresaar, sinna asju andnud ja üritame seda poolt üldse veel rohkem teha, et miks me seda teeme? Hästi egoistlik põhjus, selleks, et sealt kaasaks välja talendid, keda saaks Robotex üritusele tuua hiljem ettevõttesse tööle. Ehk siis me näeme, et seal on inimesed, kellel tõesti ei ole mitte midagi teha, aga kui nad saaksid omale arvutid või robotid kätte, nendega mängiksid, siis tekiksid neil oskused, mida siis minna rakendama ja mille kaudu siis luua rohkem väärtust. Kusjuures ma siin mõni aeg tagasi Refreshi konverentsil käies kultuurikatlas, mul õnnestus ka elus esimest korda ühte robotit programmeerida. Seda mööda musta joont, nagu valgel paberil mööda musta joont robotit võimalikult kiiresti siis liigutada. Joonejälg, jah? Joonemäng, jah. Joonejälgimismäng. See oli ülipõnev, aga ma sain aru, kui halb ma selles olen. No, kõik ei pea olema insenerid. Et aga osad võiksid. Osad võiksid, on ju. Rohkem võiks. Just. Ehk siis mida ma näen ongi see, et kui meil on osad inimesed, kes pürgivad hästi palju kaugemale kui enamik, ma ei ütle, et nagu suurem osa inimestest peaks vaatama sellesse, kuidas me tõesti Marsile suudaksime minna. Aga kui meil on mõnedki, kes seda teevad, siis nad tekitavad piisavalt palju väärtust, mille kaudu me suudame aidata siis kõiki teisi ka heale tasemele. Nõus, väga hea. See on see ideaal. Mul on selline küsimus, et kas inimene, kes tahaks näiteks robotikat teha praegu või nagu ehitada robotit, kas ta peab ootama selleks Robotexi või ta saab tulla kuhugi näiteks sinu juurde või sellest rääkima või hakata kohe pihta? Täna
mis on õpilastel võimalik, on see, et sa lähed oma kooli robootikaringidesse. Ja kusjuures ja neid pakutakse juba mingi esimeses, teises klassis. Lasteaiast juba alates. Saati juba isegi, jah. Väga lahe. Et pigem on keeruline siis, kui sa oled juba kuskil maale oskad, et kuidas leida järjest endale sükest väljakutset juurde. Ja võib-olla, mis täna kindlasti on probleem, on see, et meil ei ole piisavalt palju õpetajaid, kes suudaks seda kõike õpetada. Kusjuures sul ei ole isegi vaja mingisugust eelnevat teadmist, kuidas ehitada roboteid, et olla õpetaja. Sest õpetaja amet ei ole olla entsüklopeedia. Õpetaja amet on olla see abistaja, kes suudab leida koha, kust leida vastused. Ja lähtuvalt sellest tegelikult võib igaüks hakata õpetajaks. Ja täna meil on ka mõned seltskonnad, kes on välja töötanud sellised kitid, et kui sina tahaksid täna hakata õpetama oma kodus robootikat, siis sul antakse kõik materjalid kätte, öeldakse, võt, sellist asjade järgi tee endale koju robootikaring. Ja see võib-olla tekitabki sellist rohkem kättesaadavust inimestele. Tegelikult sellise joone jälgi roboti ehitamine on täpselt see, kus saab ka alustada ja igaüks suudab seda teha. Et sa võtad selle poest, ostad ühe valmis komplekti, paned kokku, põved valmis, saad aru, töötas. Järgmine kord lähed ostad poest tükid ja üritad neist ise siis custom made asja kokku panna ja samamoodi. Töötab. Äge. Ja. Kas sul kodus, Sander, on robot-tolmuimeja või? Ei ole veel, aga just nüüd, kus on jälle jõulud tulemas, siis on tegelikult plaanis endale tekitada midagi. Ja üleüldse ma olen viimasel ajal hakanud erinevaid Kickstarteri robotasju toetama ja neid kokku ostma, et vaatab, kui kevadel hakkab mingi hunnik asju koju tulema. Hiljuti oli mingisugune äge põhimõtteliselt vineerist tehtud kassid, kuhu oli väike kiip peale pandud AI külge ja sellised hästi pisikesed kassi mänguasjad justkui, mis imiteerivadki päris kassi. No ma pean ühes osas sinuga nõustuma, et ma ise kavatsen ka järgmine kuu endale osta robot-tolmuimeja. Ma leidsin Okidokist mingi fantastilise pakkumise ja üks mu tuttav veel soovitas ka seda. Need peab ära tegema. No vaatame üle, mis on ikka okei. Kuule, aga räägi... Aga jah, et sellest ongi, et kui me täna vaatame, mis üldse toimub, siis pigem kui midagi üldse robootikas hetkel toimub, siis vaikselt tootmises ja logistikas ägedaid asju tekib. Ja ma isegi vaatan, et kuidas selles valdkonnas võib-olla rohkem kaasa aidata, sest lihtsalt see frustratsioon selle vastu, kui vähe midagi toimub, on piisavalt suur, et ma vaatan just ise otsin, kus saaks kaasa aidata suuremale innovatsiooni tekkele. Ja võib-olla tõesti hakkame siin natukene tootjaid ja logistikuid aitama robotite poole pealt ka. Huvitav, kas Tesla-sugusel ettevõttel ongi eesmärk näiteks see, et 100% automatiseerida kogu tootmine? No vahepeal Elon kirjutas sellest, kuidas üks väike probleem, mis nad tegid, oli see, et nad automatiseerisid liiga palju ja siis nad pidid asju seal hakkama ümber muutma, et täna veel enamike asjade puhul ei saaks võtta eesmärgiks 100% automatiseerimist. Kindlasti saab, siis kui sa teed mingi asja valmis, ütled, et nüüd edaspidi tahamegi nii palju kogu aeg asju toota. Aga niipea, kui sul tekib vajadus oma tootmist suurendada, siis on ikkagi päris keeruline seda protsessi hakata muutma ja sinna midagi juurde panema, et sa pead suhteliselt, kui sa mingi asja valmis teed, mingi liini, siis täpselt nii see liin edaspidi töötab. Ja Tesla suur miinus võib-olla oligi see, et nad tegid vahepeal 100% automatiseeritud asja, mis oli mingile kogusele tehtud ja siis korra tekkis suurem kogus, mida on vaja katta ja siis oli keeruline. Aga ma saan aru, et tulevik ikka pigem ongi pigem on ikka jah see, et 100% ära automatiseerida. Küsimus on lihtsalt millal. Eks me siis näeme seda kogu värki-särki, et mis sellest saama hakkab. Kuule, aga ma tahtsin veel ühte asja küsida sult. Mida sa maailmas kõige rohkem vihkad? Kõige rohkem vihkan? Jaa, nagu mida sa üldse ei salli?
väga ei meeldi. see jääb sind lausa närvi. No mina tõin näite sellest, et eks ole, mulle ei meeldi see, et on mingisugune meeletu ebavõrdsus kuskil looklemas, on ju. No mind ühelt poolt ongi see, et kui vähe innovatsiooni panustatakse ja kui vähestel ettevõttel on R&D tiimid, kes päriselt mingit innovatsiooni looks. Teiselt poolt lollid inimesed, eriti need, kes ei väärtusta raamatuid, nendest aru ei saa. Aga räägi sellest raamatu lugemisest, et pean tunnistama, näiteks mina ei ole viimase 1,5 aasta jooksul nagu, ma nüüd võtsin jälle 2 nädalat tagasi võtsin John C. Maxwelli raamatu 21 vääraamatut tõekspidamist juhtimise kohta ette ja täiesti naudin seda lugemist, see aitab, kusjuures lugemine aitab mul isiklikult palju paremat tunne kvaliteeti saavutada ja kiiremini magama jääda. Aga miks sina loed? Mul on lihtsalt piiramatu huvi uute teadmiste vastu ja ma ei loe mitte lihtsalt mingit ühte valdkonda, et ei loe ainult robootikast või ainult juhtimisest või ainult turundusest, vaid ma praktiliselt loen ükskõik mida, mis lihtsalt nagu järjest peale tuleb, uusi kasutatavaid asju. Ma väga ei loe ilukirjandust, et ma ei saa aru ilukirjandusest väga, et nagu, milleks seda vaja on. Seal on nagu see pool, et ilukirjanduse lugemine aitab kindlasti suurendada oma väljendusoskust, sa saad lihtsalt rohkem sõnu teada ja rohkem väljendeid. Aga sa siis näiteks ütleme siis praktilisest raamatust ei saa seda... Ja kindlasti saab, kindlasti on lihtsalt ilukirjandus natukene ilusamini asjad välja kirjutatud, aga ma ei ole nagu endast saanud päris pikka aega sellist hetke, et ma nüüd loeks ilukirjandust ja puhtalt tegelikult ikkagi sellepärast, et mul lihtsalt nii palju mitte ilukirjandusega raamatu, mis tuleks läbi lugeda. Eks kui kunagi tekib võimalus lükata oma ajusse sisse kiip, mis lubab internetis surfata ja kogu asi sisse tõmmata, siis ma teeks seda kohe paugust läheks ja paneks, sest minu jaoks üks suurimaid väärtused ongi see, et rohkem asju teada ja neid osata kasutada. Mul on samasugune probleem, sest konstantselt kogu aeg tahaks lugeda ja kogu aeg tahaks teadmisi ja kogu aeg igalt poolt otsid ja uurid ja puurid. Kuulge, teeks kampaania, et paneme pool Eestit lugema raamatut. Huvitav, kas on praegu see liiga... Teeme pooled inimesed Eestist targaks läbi selle. See ei ole nagu ainult see, et hakka lugema ja nüüd sa saad targaks, see on ikkagi, sa pead natuke endaks selgeks küll mõtlema, miks sa loed ja mida sa loed ja mis su eesmärgil on, et ma arvan, et siin kuskil on see koer palju sügavamale maetud, miks inimesed ei taha lugeda. Ilmselt sellepärast, et lihtsalt koolis surutakse igasugust jama lugema, mis pärast arvabki, et kõik raamatud on pahad. Või mitte pahad, vaid igavad või kuivad või mis iganes. Lihtsalt ei anna nagu mingit rakendust nagu iga päev võib-olla juurde. Et kahju on, et inimesed väga ei loe. Võiks rohkem lugeda. Aga asi ei ole ainult lugemises, asi on ka üldse sellisest, ütleme siis, audiomaterjali kuulamises, erinevaid õpetlikke videosi vaadates, kuskil konverentsile käimist ja nii edasi, et üleüldse rohkem teadmisi ammutada on äge ja seda tulebki kõigile selgeks teha. Kusjuures see ongi põhjus, miks tegelikult me siin täna üldse istume, miks me seda oma väikest podcasti teeme, et me ise, mina, Mikko, Kristo tundsime täpselt seda sama, et kuna meie nagu isu ja uudisimu ja vajadus saada uusi värskeid mõtteid, neid taas kuulata, teistega jagada, et see on minu meelest nagu kõige lihtsam põhjus üldse, miks seda teha on ju. Ja noh, kui keegi küsib, et kas te nagu raha ei tahagi selle asjaga teenida, minu vastus on, et nope, pole vaja nagu, et see on puhtalt meie enda hobiprojekt, see on puhas fun, see on meie jaoks nagu lahendus selle asemel, et ma istuks praegu 1,5 tundi raamatu taga, selle asemel ma saan nagu otse vestlust pidada, otse mõtteid vahetada, mingisuguse mõttekäigu ära lahendada enda peas ja jällegi, ma ilmselgelt olen pärast tänast vestlust jällegi targem, ma võiksin öelda. Raha võiks ikka teenida, aga üldiselt targem olla on ikka äge ja seda tuleb selle poole püüelda. Kristo, teeme annetusnumbri. ja mis konto peale paneme? Paneme LHV peale. LHV, sest et see on kõige Eesti pärasem pank. Teine samas, eks ju?
teisest sammast ma ei viitsi üldse rääkida, see on nagu, see sai nagu korralikult läbi lahatud eelmine kord, aga tõsiselt põnev teema oli see tõesti. Vot nii, aga mis on siis nagu see, et sa nagu ütlesid, et nagu, et inimesed võiksid nagu läbi mõelda, miks nagu lugeda raamatuid, et kas sina siis loed seda, noh, sa ilmselgelt nagu sa ütlesid, et sul on see piiramatu uudishimu, on ju, aga kas sul on ka mingi selge eesmärk seoses raamatutega? Ei, mul ei ole sellist eesmärki, et ma nüüd peaksin lugema 1 raamat päevas või nädalas või kuus. Ma olen vahepeal pannud endale eesmärke, siis ma olen aru saanud, et ma pigem kogu aeg failin nendes, et ma pigem ongi see, et konstantselt lihtsalt lugeda. Ja seega ma olen omale täna kalendrisse pannud igasse hommikusse pool tundi slot, kus ma peaksin istuma ja lugema. Iga hommik tõesti ei jõua, aga päris tihti ma seda ikkagi nii teen ja sina oled hommikulugeja ühesõnaga? Ma lihtsalt olen aru saanud, et selles hetkest alates, kus ülejäänud inimesed ärkavad, siis ma lihtsalt ei saa enne maha istuda korralikult, kui ma magama lähen, et mul on targem teha kõik sellised tegevused, mis ma tean, et ma tahan ära teha, enne kui ülejäänud maailm ärkab. Mis siis segad? Ma nüüd viimased aasta, võib-olla natuke rohkem, olen enam-vähem konstantselt ärganud kella 6 ja magama läinud kuskil 11:30. Vahel läheb veits nässu, aga ma olengi nüüd juba siis vist 1,5 aastat või natuke rohkem tagasi, vist isegi 2 aastat tagasi panin endale jagasin päeva slottidesse, ehk siis ärkan kell 6, teen kõik asjatoimetused ära, kell 6:30 istun laua taha, joon teed ja loen raamatut pool tundi. Seejärel vaatan korraks mailboxi pool tundi, et kas seal on midagi, mille oleks vaja kiiresti reageerida, öösel tunnud, kui on, vastan ära. Pärast seda on selline 1,5-tunnine kirjutamise aeg, kus ma lihtsalt kirjutan mõtteid või artikleid. Viimase 6 aega see on nüüd natukene käest ära läinud, sest meil lihtsalt robotiksiga natuke liiga palju tegevust on, aga muidu see on töötanud ilusti. Siis ma söön ja siis lähen trenni 1,5 tundi ja siis alates 11 olen valmis inimestega asju tegema, ehk siis on see, et kus ma hakkan kohtumistel käima, tööd tegema ja kõike muud. Vahepeal kella 2 on üks tunniajane lõunaslot sisse pannud, siis muidu unustan ära selle. Ja siis kell 6 on notification, et nüüd lõpeta töö, hakka lelega aega veetma. Kell 7 on notification, et söö õhtusööki. Ja kell 8 on, et tegele lelega edasi ja siis 11:30, et mine magama. Alati nii hästi ei lähe, vahetevahel ma lõpetan kell 3 öösel töö tegemise ja kõik muud ajad vahele jäänud, aga enamikel päevadel on suhteliselt stabiilselt see kõik paigas. Pigem isegi ma näen, et see töö tegemise ajal võiks ka rohkem limiteerida, et üle pooletunnised miitingud on enamasti lähevad läbuks ja ei ole pigem konstruktiivsed. Et ainsad hetked, kus võib niisugust pikemat tund 2 kellega koos midagi teha, ongi täpselt sellised vestlusringid, kus nagu päevad siin oleme või kui sõpradega kuskil mingid mõtted arutavad. Muul ajal ei peaks üks käsi rohkem kui 0,5 tundi kestma inimestega kohtudes. Siin on mul nagu üks ikka mõte kaasa võtta kohe või take away täna, sest et see, mida Sander just kirjeldas, on tegelikult iga inimese elus täiesti teostatav ja ma mõtlen selle all seda, et sa lood ise enda jaoks sellise ideaalse päevakava. Et mis tööriistus sa selleks kasutad? No, kalender. That's it on ju, et kui sa suudad inimese kalendrit kasutama õpetada, kui ta ise oskab seda juurutada, kui ta oskab seda kasutada, siis tegelikult ta suudaks põhimõtteliselt samasuguse tulemuse ja produktiivsuse saavutada. Ja ma ei ütle, et mul kindlasti veel produktiivsus on, et see on nagu päris hea algus, ilmselt veits parem kui enamik inimestel, aga ma tean inimesi, kellel on päevad 15 minuti kaupa jaotatud ja ma arvan, et see on juba selline päris hea efektiivsus. No see on ikka hardcore värk. Aga ütleme juba selliste, kui sa kas või tunniste slottidega midagi jagad päeva, siis see on täiesti teostatav. On inimesi, kes ütlevad mulle, et nad ei saa seda teha, sest neil on lapsed ja neil on vaja
lapsed kooli viia või mingi muid asju teha, ma arvan, et selle saab samamoodi sisse harjutada, et sa panedki omale kalendrisse jälle slotid ja pigem on kõik need asjad vabandused, kui sa ei suuda seda teha. Ja teine asi, mis on kindlasti soovitus, on see, et tuleb hoida stabiilsust, sa ei saa teha selles, et ma nüüd panen endale kalendrisse, et ma esmaspäeviti ärkan kell 6, teisipäeviti kell 8 või et laupäeviti kell 10. Et niipea, kui sa endale lased kehale sellise võnke sisse, siis su keha läheb sassi ja ei saa mitte midagi enam aru. Et seda mul praegult on see soomlaste Oura sõrmus peal, mis ilusti näitab, et need päevad, kus ma stabiilselt lähen õigel ajal maga, seal 11:30, 12 vahel, ja need päevad, kus ma ärkan kell 6 ja käin õigel ajal trennis ja kõik muud, need on kõik perfektsed ja päevas väsimust ei ole, kõik muu on hästi. Ja siis, kui ma mõnikord lähen veits varem või veits hiljem magama, magan veits kauem või vähem, teen midagi natuke teistmoodi, siis kohe on mitmeks päevaks rütm sassis. Et tuleb hoida stabiilsust ja siis saab asjad ilusti ära tehtud kogu aeg. Ehk siis ärka nädalavahetusel samal ajal, kui sa nädala sees ärkad. Ma just lahendasin praegu, või olen lahendamas praegu enda jaoks nagu probleemi just unetusega seoses, et see stabiilne rutiin kehale, et sa ärkadki üles õigel ajal, lähed magama õigel ajal, või mitte õigel ajal, vaid siis samal ajal, see sellisel harjumuspärasel ajal, see tohutult lihtsustab seda protsessi. Ja kusjuures teine asi on see, et seoses kalendriga ma olen nagu enda peas üritanud häkkida projekti juhtimist, et kuidas mul on võimalik nagu tagada siis 9,5 tunni sees, kui ma olen olemas oma meeskondade jaoks, kuidas ma saan nagu võimalikult palju sikest edurõõmu või ütleme seda võidurõõmu, et mul on mingid väiksed asjad tehtud. Ja ma ütlen ausalt, ma siiamaani hustlen sellega, mul ei ole kerge leida selliseid nagu süsteeme, mis aitaks mul näiteks efektiivsemaks muutuda kommunikatsiooni. Et minu praegune lahendus on see, et ma teen igapäevaselt koosolekuid oma tiimidega ja siis justkui loodan, et me lepime mingites asjades kokku, me saame töö sisse panna, saame töö ära teha ja siis töö üle anda kliendile. Ja see on siuke ideaalne maailm, aga mina näen, et mu suurim challenge ongi see, et kui mul on, me räägime päriselt nagu 15 projektist samaaegselt, mida mul on vaja juhtida, siis seal saavutada selline hea tasakaalu punkt, et meeskonnad on rahul, töö on tehtud, ise olen stressivaba, siis see on nagu minu jaoks ikkagi challenge ja ma ei ole leidnud endale sellist head rütmi, mis aitaks mul neid punkte lahendada. Äkki sul lihtsalt liiga palju projekte? Ma olen ka selle peale mõelnud. Aga ja üks asi, mida ma veel olen tähele pannud, on see, et projektil, ütleme väiksel ja suurel projektil on nagu suur sarnasus on see, et nad võtavad sinult projektijuhina põhimõtteliselt sama energia, sama tähelepanu, aga see comeback või ütleme projekti enda skoop on ju. See, mis cash flow seal liigub, mis rahad seal liiguvad, on täiesti erinevad. See on mul endal 2 mõtet, et esiteks ma näen seda, et inimesed panustavad liiga vähe aega ja ressursse sellest, et tiime ühtemoodi sünkida. Ehk siis, kui sa ei panusta tiimi ehitamisesse, vaid lähedki võib-olla natuke liiga kiiresti selle peale, et töötavad peale, teeme, siis sul juhtub see probleem, kus tõepoolest inimesed ei oska mingisugust materjale kasutada, ei saa aru, mis asjad toimuvad, vajavadki selliseid pikemaid mõttetuid koosolekuid, ehk siis neil ei ole sellist korralikku sünki. Aga kui sa oled selle alguses peale vundamenti korralikult tadunud, siis saab kindlasti palju paremini asju juhtida. Et alati juhtub, midagi läheb käest ära, alati mingi info kuskilt jääb kaduma, aga kui inimesed on, kui sa võtnud selle aja, et kõigepealt see tiim tööle saada ja siis alles hakata tööd peale tooma, siis on vähem sellist eksimusruumi. Aga teine asi, mis ma just enda poole pealt nüüd hiljuti avastasin ja tiimi sees ka kommunikeerisin, et eks mul on ka vahepeal tekkinud võib-olla liiga mitu ülesannet tiimi sees ja nüüd ma võtsingi otsuse vastu, et ma lihtsalt tõmban ennast asjadest välja. Ma mingite asjadega ei tegele rohkem, vaid lähengi nende asjade peale, kus ma näen, et minust on rohkem kasu ja keskendun ainult nendele ja usaldan, et ülejäänud inimesed saavad asjadega hakkama, kui neil on kuskil vaja, saavad tulla abi küsima, aga ma näen, et mul endal hakkas vaikselt see koht tekkima, et
siuke nagu vastikuse tunne siis, kui sa liiga palju asju teed ja sa korraga näed, kõik ahad on korraga miinuses. Et siis ma otsustasin, et ma nüüd järgmisest aastast tegelen ainult frantsiisidega, ainult globaalsete partneritega, isegi mitte eestlastega, täiesti, see segas ka juba. Ja siis kogu siukse välissuhtlusega, ülejäänud asjad kõik annan teistele inimestele teha, mõnes kohas aitan, seal, kus ma näen, et miski on katki, seal üritan veel parendada, aga tuleb ise ennast väärtustada, oma aega väärtustada ja siis sa saad paremat väärtust teistele pakkuda. Absoluutselt ja rööprähklemine, kaunis sõna eesti keeles, multitasking, mitme asja tegemine üheaegselt, see on, mida ma olen ise enda peale näinud, nagu sa isegi väga kenasti ütlesid, ongi see, et osad projektid, mille sa oled nagu hästi algusest peale establish'inud, meeskonnaga ära sünkinud, justkui voolavadki lõpuni algusest peale väga kenasti sujuvas rütmis ja töö kvaliteet on kõrge ja see on see, mida ka klient ootab, mida meie ise ootame enda maja sees, on ju. Aga teiselt poolt on ka nagu siis negatiivsed olukorrad, kus ma just näen, et kus see synk võib-olla ei olnud nii hea ja tekivad mingisugused olmeprobleemid, on ju, mida sa püüad siis lahendada, aga selle tulemusena sa kulutad veelgi rohkem energiat ja samas tekivad pidevad nagu fallbackid või tagasilöögid selle koha pealt, kas see projekt siis liigub õigesti edasi ja ilmselt sa ei saavuta ka siis seda kvaliteeti. See ongi see, millest inimesed räägivad, kui nad ütlevad, et liiga kiire kasv ei ole ka hea, sest sul lihtsalt kaob kontroll ära, et sellepärast me ka Robotexi tiimi sees nüüd üritame tõmmata meie kasvu natukene väiksemaks, et kõik tiimis saaksid inimesed aru, mis kus toimub, sest on mingi valdkondi, kus võib-olla siis peabki seda kasvatama sama kiiresti, aga ütlemegi inimestele, et see ei ole teie küsimus, et vaadake, te ei pea ennast segama sellega, et see asi kasvab. Aga teistes kohtades tulebki tõmmata lihtsalt ise hoida kasvu kinni. Ja kõige parem viis sellest, ütleme, agentuuride puhul ja selliste ettevõtte puhul on lihtsalt tõstad oma hinde ja ütled, et ma tegelen nendega, kes päriselt näevad must väärtust. Jep, väga aus mõte. Et siin vahepeal koduski Lele, kes tegeleb digiturundusega, oli kuskil ühes agentuuris ja siis tal oli ka mingisugune 30 klienti korraga. Mõtlesin nagu, what the fuck, et see 30 klienti, kui sa nendega iga ühega pead tegelema, siis sa fundamentaalselt ei jõua rohkem nendega tegeleda kui tund aega nädalas, kui sa teed normaalajast tööd. Ja mis tähendab seda, et kõik lõpuks kõik on õnnetud, sest kellelgi ei ole sellised tulemusi, nagu nad sooviksid. Ja kui sa nüüd seda kõike teed veel turu hinnast 4 korda odavamalt, nagu osad agentuurid tahavad seda miskipärast teha, siis sul ongi lihtsalt puhas jama seal kogu aeg. Me tegime kokkulepet, ta lahkus sealt, võttis omale enda kliendid. Nüüd tal on 3 klienti, ise endale teeb kuskil 6 korda paremat sissetulekut puhtalt enda poole pealt ja samal ajal aega on ka palju rohkem. Ehk siis tihtipeale tasubki mõelda ennast väärtustades vaadata, et nagu, kas sa pead nii palju jama tegema. Jah, meil on tõepoolest turg on täis ettevõtteid, kes tahavadki saada tasuta miljoneid, aga las nad olla. Neid ei pea täinendama. Otsi need üles, tee natuke rohkem tööd, kes tahavad ja kes väärtustavad tulemust ja paku neile ägedat asja, mitte ära paku nendele, kes mitte midagi asjast aru ei saa poole hinna eest poolkõva asja. Tee ainult hästi ägedat asja. Ehk siis pigem võttagi see seisukoht, et ise vali, ise otsusta, ise kontrolli seda protsessi, kellega sa ikkagi koostöösse ostud. Väga hea mõte. Tol hetkel, kui sa lõpetad selle kontrolli, siis sa satudki sinna stressi, sest sa võtad teiste mured enda kanda. Sa saad aru, et teistel on deadline'id, millal tuleb mingi asi ära teha ja siis sa peadki sellega kaasa minema, aga samal ajal see projekt, mida sa nüüd täidad, võib olla nii igav või nii mittekasumlik, et sa tegelikult ei viitsi sellele aega panustada ja siis läheb käsi käest ära ja siis klient on õnnetu, sina oled õnnetu, sina saab paha tagasi, et lõpuks võib-olla, et lähevad kõik teised kliendid ka sinu eest ära ja panedki uksed kinni. Seda sa ei taha, nüüd mine kohe, siis võtta see seisukoht, et sa tegeledki nendega, kes on paremad. Me näeme tegelikult Robotexi poole pealt ka, et meil on mõned partnerid, kes on ülimalt ägedad ja samas nad toetavad ka meid suuremalt, sest nad näevad, et see väärtus, mis me pakume, ongi seda väärt. Ja siis on osad, kes ajavad 500 euro eest tagant nagu iga viimastki asja. Ja siis me näemegi, et me lihtsalt
üritame nii vähe kui võimalik nendega koostööd teha. Sest me üritame vaadata neid, kes ise saavad ka aru, et tuleb panustada sellesse, et ägedat tulemust tuua. Ja vaatame, et see on see, kuhu poole me selle kõige liigume. Aitäh sulle, Sander. Väga kihvt ja sisutihe vestlus on meil täna jälle maha peetud. Ma arvan, minu suurim takeaway tänasest vestlusest ongi see, et on väga palju asju, mida sa saad tegelikult igapäevaelus kontrollida, alates oma kalendrist, lõpetades sellega, et mis valikuid sa teed oma projektide osas. Sinu energia nagu seoses Robotexi ja isikliku visiooni ja Robotexi visiooniga on üle riigiliselt näha ja tunda. Ja mul on väga hea meel sellega üle ka, et ma saan sind ise oma sõbraks kutsuda. Ehk siis tänud sulle selle eest. Ja ma tahtsin lõpetuseks veel küsida, et konkreetsemalt võib-olla siis seda, et mitte nüüd nagu Robotexi või mõne muu projektiga seoses, aga sinu isiklik visioon, puhtalt sinu isiklik edasiareng ja tegevused, et mis on sinu jaoks järgmiste aastate jooksul põhiteemad, mida sa tahad teha ja kuhu sa tahad lõpuks ise välja jõuda? Kõigepealt tuleb alustada kindlasti iseendast, et kuhu ma tahan teadmistes jõuda, ongi lihtsalt rohkem raamatuid ja parandada iseenda olemasolu, olekut. Tahan kindlasti võtta uue keele õppimisse. Mis keele? Siin kaalun erinevaid, aga Hiina on üks potentsiaal. Viimasel ajal on päris tihti sinna sattumine, päris äge on. Teiselt poolt ma näen, et tuleks rohkem keskenduda ka oma vaimsele tervisele, ehk siis joogat ja muud asja teha võib-olla. Ja üldse nagu seda poolt. Teine on pere, ehk siis meil on ikkagi plaan hakata ka Eestile miljonit tootma. Sobib. Welcome to the club. Ja siis, kui see pool on tehtud, siis tuleb ikkagi täita oma lapsepõlve unistused ära ja osta kuskile Kariibi merele üks saar. Et see on siuke järgmise 5 aasta üks eesmärkidest. Suurepärane. Aga selleks tuleb kõigepealt tekitada hästi palju uusi insenere, veidi rohkem automatiseerimist ja robootikaid ja ütleme siis lihtsasti, et igadele eestlasele koju üks robot. Kurat, see kõlab nagu väga hea loosungina. On jah? Mingi ei oska. Või ehitage ise. Täname Sandrit ja kuulajatele siis taaskord väiksed mõtteterad, et meie heliprobleemid peaks veel kord ära veel. Ma ei hakka veel midagi lubama. Veel midagi luba. No ütleme nii, et see on keskmisest juba kõvasti parem ja me oleme uues ruumis, nagu alguses sai öeldud. Tore on, kui te jagaksite meiega veel mõtteid seoses sellega, et kas te tahate veel midagi paremaks saada, et me omalt poolt midagi teeksime ja andke meile lihtsalt tagasisidet. Ja omalt poolt julgustan ükskõik mis küsimustes minu poole ka pöörduma, ükskõik mis kanalis, et LinkedIn, Facebook, email, igalt poolt leiab Sander Ranseni alt ülesse ja vastan igalt poolt. Suurepärane. Aitäh sulle, Sander. Palun.